Kodumessi kõige turvalisem väljapanek on ilmselt G4S-i oma. Kuidas see süsteem, mis teil siin välja pandud on, ühte maja, ühte kodu valvab? No valvab anduritega selles mõttes, et on liikumisandurid, on suitsuandurid, on veelekaandurid, on gaasiandurid, on vingugaasiandurid, kõikvõimalikud andurid, mis siis annavad erinevaid signaale meile. Esiteks on see süsteem on siis täielikult juhtmevaba, ehk et seda on väga lihtne paigaldada. Teiseks on liikumisandurites on kaamera sisse ehitatud, ehk et nii kui selles anduri vaateväljast on mingi liikumine, siis ta teeb sellest pilti ja annab siis need edasi vastavalt kuhu aja. Kolmandaks on see, et seda süsteemi on võimalik juhtida siis nii sõrmistikult, mis on siis klassikaline valvesüsteemi juhtimine, kaasaskantavad puldilt, mis on ka üsna levinud, aga võib-olla uudsena siis seda on võimalik juhtida ka mobiiltelefoni aplikatsioonist ehk siis äpist ja seda on võimalik ka juhtida tavalisest arvutist. Signaal tuleb kohe meie meeskonnale, pilt ja signaal tuleb ka siis omanikule. Ja siis omanikul on siis ka võimalik otsustada, kas nüüd seda ekipaaži või meie reageerimist siin on vaja või ei ole vaja. Et see pilt turvafirmasse ei jookse. Kuhu teda rohkem paigaldatakse? Kas on ta nüüd päris eramajad, kodud, korterid, suvekodud? Et kuhu ta sobib? Sobib põhimõtteliselt igale poole. Et üks väike tingimus on, et need ruumid võiksid olla soojad. Et kuna tegemist on juhtmevabade anduritega, siis nendel on sees oma akud ja lihtsalt kütmata ruumides ei kesta need akud liialt pikalt, et nende vahetamine on suhteliselt kulukas. Sobivad korterid, majad, maamajad, kõik võimalikud lahendused. Me oleme üldiselt oma teenuses nii kindlad, et me anname ka kõikidele oma klientidele turvagarantii, ehk see tähendab seda, et kui juhuslikult nüüd tõesti peaks juhtuma selline kole lugu, et keegi murrab sisse meie valve all olevale objektile ja me reageerime siis sellise kiirusega, et me ei saa neid kurikaelasid kätte, siis me hüvitame ilma küsimata kogu nende tekitatud kahju selle objektile. Ehk et see on siis turvagarantii ja seda pakume ainukesena Eesti turul meie. Kui praegu televaataja, kes meie juttu kuulis, vaatas, tuli mõttele, et paneks endale ka, kust ühendust võtta? G4S.ee on võib-olla kõige lihtsam lahendus, siis teine võimalus on 1911 telefoninumber valida. Sealt ühendatakse siis vastava piirkonna müügiinimesele, kes selle asja nagu selgitab. Selle me oleme juba selgeks saanud, et see süsteem valvab väga hästi meie kodust vara ja majapidamist, aga kas kannatab panna ka mingisuguseid nagu lisafunktsioone talle veel juurde, et mugavusfunktsioone? Jaa, selle süsteemiga saab juhtida näiteks garaaživäravat. Sõidate kodu poole ja siis mingi hetk võtate oma telefoni välja, sealt teete paar klõpsu ja garaaživärav ja garaažiuks läheb iseenesest lahti. Aiavärav, garaaživärav võib maamaja siis näiteks küttesüsteemi sellega juhtida, et hakkate maamajja sõitma talvel. Keerame peale. Keerate 2 tundi enne peale, see jõuate kohale, on tuba soe. Aga veelekkeandur, mida ta teeb? Kasutatakse suhteliselt vähe, tegelikult on emast väga suurt abi, et veelekkeandur on siis selline väike vidi, mis pannakse põranda külge ja seal on siis 2 klemmi, mis reageerivad sellele, kui vesi on juba nagu põranda. Et aitab ära hoida suurema siis vee poolt tekitatud kahju, et kui peaks juhtuma, et unustatakse kraan lahti või läheb kusagil toru kätki. Aga kui nüüd mul on teie valvesüsteem majal peal, suitsuandurid on sees, tõesti ma olen ise kodus, suitsuandur annab häiret, kas see häire läheb ka meeskonnani ära või tuleb ta ainult sisesireenina mulle kätte? Tuleb nii sisesireenina kätte, kui tuleb ka meie meeskonnale, nii et kui te peaksite kõrvaltoas magama, siis ja ei kuule seda sireeni miski pärast. Siis tuleb mees koputab õlale? Siis tuleb mees ja koputab õlale ja ütleb, et ärke üles aega meelde. Niisiis, mida ma saan soovitada? Kui teil kodus ei ole veel korralikku valvesüsteemi, siis mõelge sellele, et see tuleks kindlasti panna.